Hei, mina Tarvo, siin on Disc Golf Express, minuga koos on Markus. Tšau! Ja olemegi teinud toomas natuke teistsugust videot, mida me ei hakka palju tegema. Ma arvan, et võib-olla hooaja lõpus teeme ühe korra veel maha istumise. Aga selles videos räägime toredast asjadest, räägime, mis hooaeg ette toob ja missugune meie koostöö välja nägema. Alustamegi sellest, et täpsustada, missugune see koostöö meil välja näeb, sest Eesti talvistega kuulutasime välja, et 50% Patreoni tulust kukub sinu taskusse. Ja, ma olen väga tänulik selle võimaluse eest. Et mina olen tänulik kõigile toetajatele, sellepärast, et see toetab ka, aitab minule kütust osta, aitab sulle kütust osta ja sinul võistluste saada ja minul seda filmima tulla. Absoluutselt. Et aitäh teile kõigile. Eesti talvistega meil liitus 3 uut inimest. Et aitäh teile ka, et loodame, et see need ei jää nüüd viimasteks. Ja selline see koostöö hakkab välja nägema, põhimõtteliselt mina annan talle raha ja kui sul aega üle jääb, siis sa liitud minu tegemistega. Absoluutselt, et annan endast parima, et seda ka teha. Et see eesmärk ei ole see, et nüüd sul aja paneme täiesti lukku video tegemisega, et kui siit nüüd vaatajad hakkavad mõtlema, et nüüd tuleb hullult, hakkab sisu tulema hommikust õhtuni Markus Saarepuu Disc Golf Expressis, see nii ei ole, et võtame asja rahulikult, eesmärk on ikkagi sul ju Disc Golfis kaugele jõuda. Absoluutselt. Et maailmameister 2030. Nõus. Nii, kampaanias loogan olemas, et hakkame pihta. Et alustamegi sellest, et millised on su hooaja plaanid? See hooaeg tuleb üpris kirev, et selles suhtes mul endal on plaanis teha välisvõistlusi. Näiteks nüüd järgmisel nädalal kohe on Hispaanias, on Open d'Espanya. Siis tahaks kindlasti teha Ale Open. Seal oli veel siuke võistlus nagu PCS Open. Ja siis minu hooaja kõige suurem eesmärk on peale saada European Disc Golf Festivalile ja samuti ka maailmakatele, et need on nagu, need on need asjad, kuhu ma nagu kogu hingega üritan saada. Ja seal oleks väga äge sind näha. Ja nagu ma aru sain, see aasta jälle latitud 64. Ja, just. Et räägime võib-olla natuke sellest, mida selle tiimi olekul seal nagu täpselt tähendab sulle kui mängijale. Ja, et ühesõnaga Latitude 64 Baltic ja Disc Golf EE on siis see hooaeg mind toetamas. Seal on siis ilmselgelt on see promo tegemine, on see nagu väga suures pildis. Mina saan varustust, millest ma olen väga tänulik sellest, et Latitude on tõsiselt hea on, et samamoodi kogu trilogy, et nüüd ongi tuleb lihtsalt võistelda, tuleb kanda uhkusega seda logo, visata neid kettaid ja see ongi kogu moos. Jah, et siin juhuslikult on käes üks verdik, kas seda ka viskad? Verdikti ise ei viska, aga tean, et see on ülihea ketas. Selge. Aga miks see mul käes on, sellest räägime täitsa lõpu poole. Et mina jätaksin sellega, et mis nagu Disc Golf Expressis see aasta nagu oodata on, sest tahaks see aasta teha nagu sellise suure pauga, et suure urraaga ja vaadata, mis sellest kogus sellest Eesti Disc Golfi meediast nagu võiks saada ja anda sellele nagu selline, võib-olla selline väikene lüke isegi tuleviku suhtes. Ja mis kindlasti on võimalikult palju võistlusi. See tähendab seda, et käin võib-olla nii palju võistlusi filmimas, et esiteks ise mängimas ei jõu käia. Et kes tahab minu üle võistlustele naerda, siis see aasta ei saa. Et kõik puud jäävad minu poolt löömata. Et see tähendab seda, et ma ei jõua kõike ilmselt kohe ära monteerida. See tähendab, et palju võistlusi hakkab ilmselt ka nii-öelda talveks ette jääma, nii-öelda, et teame, et talveti siin meil niikuinii Eestis võistlusi väga palju ei toimu, siis need hakkavad lihtsalt sealt tagant järgi välja upsama. Mis siis veel? Õpetame algajat, tahan uuesti ellu tuua, et see on selline 2021 aastal, kui ma ei eksi, või oli 22 aastal tehtud selline väikene 3 episoodiga seeria, kus võtsime ühe täiesti algaja mängija ja võtsime Disc Golfi treenerid ja siis panime kaamera käima ja vaatasime, kuidas nagu tema seda vormi nagu parandada, et seda ma vaatan nagu YouTube'i statistika vaatan, et see tundub, et rahvale pakub huvi.
jah, ma olen nõus, et see on nagu arendav ka ja siuke julgustav, et kui keegi ei teagi, kuidas nagu alustada, et siis YouTube'ist leiab siukest head materjali. jah, et see ongi ja see on, mis minu jaoks nagu kõige huvitavam selle juures on see, et see on mängijapõhine. Et see ei ole selline üldistav, et kindlasti pead ketast nii hoidma, et see päris nii tegelikult ei ole. Et sina oled ka discgolfi treener. Et kui õnnestub, siis mingitel osades kindlasti kaasame sind. Absoluutselt. Et saad enda oskusi reklaamida, milles me ei kahtlegi, et need on olemas, sellepärast, et diskikool. Et kes ei tea, siis sellest teeme ka ühe huvitava video, aga hetkel rohkem sellest ei räägi. See on saladus. Kindlasti on mõned projektid veel sellised kulisside taga, mis ma olen mõelnud, mida ma ei taha rääkida hetkel, aga vaatame, mis sellest saab. Aga kindlasti rajatutvustused, kettatutvustused, et selliste asjadega jätkame. Et kui sina tahad mingit ketast tutvustada, siis sa saad seda kindlasti, aitan sind ja mõtleme selle välja, kuidas seda teha. Ning üks huvitav asi, mida me juba täitsa aasta alguses sinuga rääkisime ja mida paljud teised tuttavad teada, ma olen ammu rääkinud, et mina usun, et see on discgolfarite nagu pro-discgolfarite selline tulevik, et videomaastikus, et ongi selline oma võistluse kokkuvõtmise video, millega nüüd USA sai ilusti hakkama Simon Lizotte. Aga talle muidugi see tuleb lihtsalt välja, sellepärast, et esiteks raha nii palju, et ta saab oma mehe sinna kaasa võtta, kes hommikus õhtudel kaameraga kaasas käis ja sellest väga ägeda video kokku lõikas tegelikult, et mina väga nautisin neid osasid. Et proovime midagi sarnast teha ja võib-olla juba Hispaaniast. Ja, hea meelega. Et vaatame, kuidas sellest välja tuleb ja loodetavasti see teile kõigile meeldib. See on muidugi nüüd see koht, kus me saame kõikidele vaatajatele öelda, kui teil on mingid mõtted, selle jaoks on selle video kommentaarium. Absoluutselt. Et sinna saab kirja panna. Ja, et julgustan ka, et see on ikkagi äge on teha seda, mida tahetakse. Üks teema, millest kindlasti rääkida saame, on reeglite uuendused. Nagu me teame, iga aasta PDGA teeb uusi reegleid. See aasta minust ei olnud selliseid suuri reegli uuendusi. Ja, suuri reegli muudatusi on, et korraks tundus, et taheti läbi suruda seda, et 20 meetri seest ei tohiks hüpata. Ja mis tähendaks minu karjääri absoluutselt lõppu. Aga iseenesest oleks see päris huvitav lisa sellepärast, et tänaseks on USA-s ju üks etapp läbi, üks ProTour etapp on läbi ja seal on näha, kus kutid laseb, etki 25 meetri pealt nagu nalja. Et see on täitsa ulmeline, kuhu ka see aasta see puttimistase on jõudnud. Aga üldiselt jah, muid reeglimuudatusi vist väga ei olnud. Mingisugused nipet-näpet olid. Et see Mando suhtes see asendi valimine, et seda peaks ikka kõik teadma, et nüüd tuleb korvi suhtes seda suunda valida, kui ma õigesti aru sain. Ja, aga ta on juba varasem reegel selles suhtes, et on okei. Järgmiseks teemaks räägime hoopis sellise huvitava asja, mis meile pakub huvi ja eeldatavasti ka kõigile teistele, et Eestis toimub võistlus väga palju, suvi on nurga taga peaaegu juba tõnname vaikselt kevade lõhna, aga missugust võistlusformaati Eestis veel ei tehta või võiks teha või missugune võiks olla uus formaat või midagi sellist põnevamat? No minu arvates näiteks oleks hästi huvitav, kui oleks enne näiteks kas või Eesti Discgolfi karikasarja, oleks mingisugune siuke nagu natukene show'd rohkem, et oleks näiteks distantsivõistlus ja mingi putivõistluse asjad ja samamoodi minu meelest võiks olla need tee-off songid, ehk siis laulud, mida lastakse, kui tee peale lähed. Et see tundub selline väga siuke edasiviiv asi, et see ongi siuke nagu lõbus, see on siuke asi, mis võiks meeldida, et mina arvan, et see oleks minu arvates väga äge. Jah, sest iseenesest ju puttimises ju maailmameistrivõistlused on, et miks ei võiks olla ka Eesti pro-karikatel mingi väikene selline putivõistlus enne üks päev enne näiteks. No, mis iganes, ja sellest veel mingi punktiskaala teha ja et ma arvan, et see annaks juurde kindlasti. Et see oleks päris huvitav tegelikult. Et kes on Eesti parim puttija? Hetkel puusalt niimoodi öelda ei oskagi ja ma arvan, meestes on, võiks öelda, et 10 poissi kohe, kaasa arvatud sina, kes nagu sinna punti paneks. Naistest ilmselgelt on Kristin, et siin ei ole midagi rääkida. Ma arvan, et Keiti pakub ka talle väga konkurentsiputi osas. See oleks huvitav play-off. Ja
aga meestest ei oska, sa oskad kohe öelda, kes on kohe kindlasti kõige parem? Ma arvan, et Mauril ja Hannesel on väga hea putt, samamoodi Roland Kauril, et nemad on nagu näitanud läbi nende videode ja asjade, et neil on nagu väga hea putt. Et ma usun, et neil on, mida ma olen ise näinud, et see, mida ei näe, see on nagu teine asi, et jah, ma arvan, et need 3 hetkel turgatavad kõige paremini pähe. Nii, selline väikene videoülevaate ongi meil lõppemas. Video alguses mainisin korraks seda ketast ja nagu näed, minul on hunnikus neid käes ja Markusel on neid hunnikus käes, et mis värk on. Lisaks sellele, et selle märtsikuu lõpus loosime ühe õnneliku Patreoni liikme, kes saab Elan-Renni, et see on kindlasti hästi huvitav. Et see ei tähenda muidugi, et kohe kui märts ära lõpeb, selle Elan-Renni kohe ära teeme, et see tuleb vastavalt inimesega kokku leppida ja leiame ühise aja ja niimoodi, et kõigil oleks hea mugav, kaasa arvatud sellel mängijal, et võimalikult palju õppida. Aga uuesti ketast juurde, natukene läksin trio jutuga, et nimelt teeme uut moodi ketaste loosimise, et see ei tähenda, et kõik, mis meil on siin 8 ketast, loosi läheksid, võib-olla läheb siit ainult 1, võib-olla läheb ainult 2, võib-olla läheb 6, aga võib-olla läheb ka rohkem, võib-olla tekib neid siin vahepeal juurde, et meil on plaanis üks video kindlasti koos see kuu veel teha ja peale seda kuulutamegi välja selle kettaloosi, mida mina pidin kettajahiks. Et saab see välja nägema niimoodi, et toimub puhtalt ainult Patreoni keskkonnis. Ma teen sinna eraldi postituse nimega kettajaht. Sinna tulevad igast kettas pildid, mis kettad need on. Siin näiteks on üks hästi huvitav Innova Destroyer, mis kaalub 147 grammi. Et see kindlasti on päris paljudele võiks huvi pakkuda ja sinul on siin kohe võtta. Üks siukene Titanium Swirl Legestone 2021 aasta Wasp. Et see on ka selline hästi huvitav ketas kindlasti. Ja kes Discrafti visand, siis on Waspi ka visand ja see on tõesti väga hea ketas. Et need ketad siit paneme nii-öelda patta, teen postituse ja toimib mingil määral reegli alusel, kes sees see mees. Et oletame, et mina postitan, Markus tahab endale siit saada näiteks seda samust Destroyerit, läheb sinna postituse alla, kirjutab kommentaarid, mina tahan Destroyerit näiteks või lihtsalt Destroyer. Aga siis tuleb kasutaja Joonas, meil küll ühtegi Joonas seal ei ole, aga loodetavasti nüüd varsti on. Et tuleb kasutaja Joonas, vaatab, et tema ei taha Destroyerit, tema tahab saada Waspi. Siis tema kirjutabki sinna Waspi. Aga siis tuleb kasutaja Kati. Ka ühtegi Katit ei ole, aga võiks varsti olla. Et tuleb kasutada Kati, aga tema tahab ikka Destroyerit näiteks. Et tema kirjutab samamoodi sinna Destroyer, siis ütleme loosine saab läbi, siis Joonas saabki endale Waspi, sest oli ainuke, kes seda endale soovis ja siis loosime siis siin Markuse ja Kati vahel, kes saab Destroyeri omale. Et selline natuke teistmoodi kettaloos. Jaa, ma näitaksin saladuskaatel ühte ketast veel, Kristin Tatari Grace, et siin on mida leida. Jah, et mul on ka siin, on näiteks Raptor on, MX3 on, selline täitsa asjalik midrange. Jaa, mul on üks Glow Excalibur ja üks Halo Firebird ka. Igastahes, kõik on väärt kettad, kõik on tõesti tutikad, et kes kätte saab, see näeb, et ainult meie näpujäljed on peal. Aga ma arvan, et sellega tõmbamegi tänaseks otsad kokku, et uus videotehnika on katsetatud, mul on uus lamp, mis ilusti päris kenasti valgustab tegelikult. Jaa, väga hästi. Et natukene võiks kõrgem olla, siis oleks parem, aga samamoodi on siin uhkelt uued kaablid, mida ma nüüd siit natukene näitan, on näha, et mikrofonid toimivad nüüd natuke paremini, eeldatavasti. Ja ongi, loodetavasti näeme nüüd kõiki Patreoniga liitumas ja loodetavasti näeme kõiki rajal. Ja ma ise tahaks omalt poolt veel tänada Tarvot selle võimaluse eest ja kõiki toetajaid ja kõiki tulevasi toetajaid. Aitäh teile! Super! Tšau! Tšau!